Tere, ma olen Margo ja mulle meeldivad argumendid. Argumentide vastasnähtus, kui nii võib öelda, on mõtlemisvead või mõtlemiseksimused ja me kõik teeme neid. Mina teen, teie teete igapäevaselt palju kordi. Enamasti see ei ole kriitiline, midagi väga hullu sellest ei juhtu, aga on olukordi, kus siis mõtlemisvead hiilivad olulistesse otsustesse või olulistesse aruteludesse ja sageli mitte nii, et keegi neid kavatseb pahatahtlikult, mitte et see on otseselt demagoogia, kus on siis tahtluse komponent ka oluline, vaid nad lihtsalt juhtuvad. Ja sellepärast ma olen viimastes videotes mõtlemisvigadest rääkinud, vaatasime üleüldistamist, vaatasime ülgmeest ja tegeleme selles videos asjaga, mille nimi on Sina ise ju ka. Käisin Arvamusfestivalil suvel, loodan, et te käisite ka. Ja üks huvitavatest aruteludest, mis seal toimus, oli arutelu e-spordi üle, e-spordi rahastamise üle. Selle arutelu eel toimus seal väike väitlus, kus üks argument, mida siis toetas see pool, kes ütles, et e-sporti tuleks riiklikult rahastada, ütles, et kuna me rahastame tavalist sporti, tippsporti riigi poolt ja noortesporti ka, siis, ja kuna e-sport on sarnane pärisspordiga, siis me peaksime ka e-sporti riiklikult rahastama. Nüüd sellises tavalises argumendi õpetuses selle asi nimi on analoogia. Ma vaatan, kus midagi sarnast juba tehakse, kehtib ja kasutan seda millegi uue jaoks siis tõestamises. Aga see on nüüd koht, kus teinekord hiilib tahtmatult siis selline mõtteeksimus sisse, ehk et kus me osutame mõnele kohale, mis justkui meie seisukohta kinnitab, aga kus ka on midagi paigast ära, ehk mis sellel Arvamusfestivali arutelul siis juhtus, oli see, et teiselt poolelt tuli eitava poole esindaja, kes ütles, et aga ega me ei peaks seda tavalist sporti ka riiklikult toetama, kui seal ei ole mingisugust nagu otsest turutõrget või põhjust. Et kui on olemas piisavad sponsorid ja sportlased saavad ise sellega tegeletud ja käia rahvusvahelistel võistlustel ja tegeleda treeningutega, siis on kõik väga hästi. Meil ei ole vaja riigi poolt täiendavalt sinna seda raha panna. Ehk siis, et võib-olla kõige klassikalisemalt see aga sina ise ju ka ongi selline nagu isiku pihta suunatud, et kui keegi teeb sulle mingisuguse kriitika või etteheite, siis sa justkui pareerid seda öeldes, et et sa ise oled ju ka samasugune, eks. Aga mida ma ümberringi võib-olla sagedamini näen nüüd praegu juhtumas, on selline väike variatsioon sellest sina ise ju kaast, mida võiks nimetada siis, et aga seal ju ka või aga selles kohas ju ka. Ehk et me kasutame seda, et kuskil mujal midagi juba tehakse selle põhjendamiseks või õigustamiseks, et mingis täiendavas uues kohas me peaksime ka siis sarnast käitumist rakendama, analüüsimata või võtmata aruteluks seda, et kas selles kohas, millele me viitame, on õigesti käitutud. Ja sealt siis tekib see viga sisse, sest tundub kõikidele, et aga kui me seal juba niimoodi teeme, et siis see ongi põhjendatud ja see ei pruugiks niimoodi olla. No kui me mõtleme näiteks ühiskondlike teemade peale, et siis ühiskondlikes teemades üks selline kõige klassikalisem näide võib-olla on see, kui me räägime erinevate mõnuainete legaliseerimisest, ütleme siis näiteks räägime kanepi kui mõnuaine legaliseerimisest ja selle puhul osutame siis teistele psühhotroopse toimega ainetele, nikotiinile, alkoholile ja ütleme, et aga need ju on meil legaalsed ja need ka mõjuvad inimestele mingitel negatiivsetel viisidel, aga see on meil okei, me lubame seda isikuvabadusena, et järelikult me peaksime siis lubama kanepi ka mõnuainena. See on nüüd see selline mõtlemiseksimus, sest me tegelikult jätame sellest analüüsi protsessist välja, et kas see ikkagi on nagu hea, et meil on alkohol tänasel viisil legaalne ja kättesaadav, et meil on inimestele kõigile, küll teatud piirangutega, aga lubatud suitsetamine, et võib-olla see lihtsalt tähendab, et me peaksime seal neid asju palju rohkem piirama ja keelama, mitte tooma, eks ole, täiendavaid asju selle varal justkui legaalsete mõnuainete hulka juurde. Nii et ma märkan seda ümberringi päris palju, et kasutatakse näiliselt justkui korrektset analoogiat, aga selle analoogia kaudu viidatakse kohtadele, mis ei ole
sellised head näited või positiivsed, vaid kasutatakse ära midagi, kus juba on valesti. Ja siis selle varal üritatakse öelda, et jah, me peaksime veel täiendavaid asju hakkama nii-öelda valesti tegema. See ei tähenda, et mul endal mingisugune konkreetne seisukoht kanepi legaliseerimise osas oleks, on see õige või vale, see on iga ühiskonna enda otsuseks ole, ma lihtsalt tõin nagu näite, et seal me näeme sellist mõtteeksimust, me näeme seda sama erinevates ühiskondlikes küsimustes, mis ümberringi parasjagu siis sellised tulised või aktuaalsed on. Kui nüüd mõelda selle peale, et kuidas ennast sellise asja vastu kaitsta või mida sellises olukorras teha, siis parim kaitse ongi see, et kuuldes seda tüüpi analoogia kasutust, mitte minna automaatselt selle mõttega, et hea küll, et kui seal juba on, küllap see siis ongi õige, eeldan ja võtan selle vastu ka siis selle uue plaani tõestuse või põhjendusena, vaid võtan selle hetke, et ma korraks küsin, et aga kas see, et ta seal on nagu hästi, kas ma sellega olen rahul või kas me ühiskonnana oleme sellega rahul või kas ma ettevõttena olen sellega rahul, et me seal juba teeme midagi. Võib-olla me peaksime ikkagi seal ka ära muutma, ehk ma laiendan oma seda analüüsi sfääri natukene. Ja see on legitiimne sellepärast, et kui see, kes seda kasutab, toob selle näite sisse, siis ta avardab seda sfääri ise ja seega mul on põhjendatud see, et ma analüüsin korraks siis seda teist näidet ka. Nii et analoogia iseenesest on täitsa normaalne, aktsepteeritav tõestamise viis, küll aga tuleb siis selle juures olla tähelepanelik, et ei tekiks seda aga seal ju ka või aga sina ise ju ka mõtte eksimust. Selleks, et me jõuaksime kõik koos paremate otsuste ja sisukamate argumentideni. Soovin teile häid sisukaid argumente.